Tere tulemast seeriasse, kuidas osta enda esimene kodu. Täna räägime, mida peaks jälgima koha peal, kui oled enda esimesi objekte vaatama minemas. Esiteks räägitakse mingist kodutundest. No, mina olen selline hästi ratsionaalne vend, aga isegi mina tunnen ennast ühes kohas mugavamalt kui teises. Nii et kui sa endale kodu vaatad, sa hakkad seal sinna igal õhtul minema, sa hakkad seal igal hommikul ärkama. Muidugi see on oluline, et sa seal ennast hästi tunneksid, nii et vaata, kas see pool sinu visiooniga klapib. Teiseks, jälgi, kas miski läheb seal sinu kriteeriumitega vastuollu. Näiteks planeering ei olnud sinu jaoks ideaalne või panipaika ei ole, mingid sellised asjad. Pane kas või pärast kirja. Nüüd sa saad vastavalt nendele objektiivselt hiljem otsustada. Okei, panipaika ei ole, aga kurat, korter meeldis, saame kuidagi hakkama. Neid kriteeriumeid sa saad hiljem ka paremini jälgida, kui sa järgmisi objekte kas või portaalis vaatad. Kolmandaks, seisukord, aga seisukord isegi korterite puhul nii makskriitiline isegi ei ole. Seisukorra mõistes korterite puhul see enamasti tähendab mingi lihtsama värskenduse väikese remondiga. Sellised küsimused on kõik lahendatavad. Kui sa veel nüüd tead või kalkuleerid välja, mis see maksma võiks minna, no sellised värskenduse küsimused sa saad enamasti kas küsidki omanikult mingit allahindlust või palud talle ära teha. Kui remonti annab korterist teha, siis ülejäänud suuremad kriteeriumid, asukoht, planeeringud, sellised värgid, jälgi pigem neid hiljem muuta ei saa. Mina olen Jorma, kui sul on mingeid küsimusi esimese kodu ostmise kohta, anna kas või siin kommentaariumis tuld, võta minuga ühendust. Kui soovid maaklerit appi enda esimese kodu valimisel, anna ka märku, meie tiim Tallinnas ostjatega tegeleb. Näeme juba järgmises osas.